kõik õpihimulised lapsed! Täna saame teada, mis on läbipaistev ja mis on läbipaistmatu ning uurime, kas mõni asi võib olla samal ajal nii läbipaistev kui ka läbipaistmatu. Kõik asjad saavad meile nähtavaks valguse abil. Selle jaoks on meil vaja valgusallikat. Olgu siis selleks näiteks päike või mõni lamp. Kõigepealt tulevad valgusallikast valgus, põrkab asja pihta ning seejärel meile silma. Kui see on meile silma jõudnud, siis aju võtab selle info vastu, töötleb seda natukene ja siis ütleb, mida me parasjagu näeme ning mis värvi see asi on. Kui sa vaatad klassis ringi, siis kindlasti märkad, et mõned asjad on läbipaistvamad kui teised. Võtame näiteks sinu laua. See ei paista läbi. Kui sa paneksid oma käe sinna alla, siis sa ei näeks seda enam. Järelikult see ei ole läbipaistev. Nüüd aga vaata klassi aknast välja. Mis sa seal väljas näed? Sa näed välja sellepärast, et akna ees on klaas, millest valgus paistab läbi ja sa näed, mis seal teisel pool on. Nagu me just rääkisime, on mõned asjad läbipaistmatud ning mõned asjad läbipaistvad. See on sellepärast, et osadest asjadest saab valgus läbi paista ja osadest ei saa. Aga kas on mõni asi, mis on samal ajal läbipaistev, aga ka läbipaistmatu? On küll. Selleks olema kaasa võtnud siia küpsetuspaberi. Kui me seda kaugelt vaatame, siis tundub, et justkui ta ei paista läbi. Aga kui ma tõstan siia taha oma käe, siis näed, et siin taga on tõesti käsi, ehk ta justkui paistab läbi. Nüüd paneme oma uued teadmised proovile. Selle jaoks on sul vaja valgusallikat. Võtame oma telefoni ja paneme tööle taskulambi. Ja et katset paremini läbi viia, laseme natukene tuled hämaramaks. Laseme oma taskulambiga valgust siia tahvli peale ja paneme oma käe vahele. Kas sa märkad, mis siia tekib? Selle nimi on vari. Ja vari tekib sellepärast, et me paneme valgusallika ja seina vahele oma käe ja see ei paista läbi. Nüüd varjudega aga saame teha põnevaid asju, näiteks varjuteatrit. Oma käe abil võime etendada erinevaid loomi. Võtame esimeseks loomaks koera. Koera me saame teha nii. Siis võime võtta kuke. Ja võime ka võtta jänese. See on küll üks kurja väljanägemisega jänes. Aga varjuteatrit saame me teha ka teistmoodi. Selle jaoks võtame appi küpsetuspaberi ja sõbraga koos saame hoida varjuteatri lava. Kui me võtame taskulambi, siis seekord ei näitame valgust eespoolt, vaid toome ta siia tahapoole ja tekitame varju ekraani peale. Emilia mängib meil kukke ja mina näitan valgust tagant. Võime teha ka teistpidi. Emilia hoiab valgust ja mina mängin koera. Au, au, au. Sellise varjuteatri abil saate üksteisele jutustada põnevaid muinasjutte. Nii et toredat teatri tegemist ja kõike head!